Härra president, räägime natuke teie sportlikust taustast. Et kui me läheme välja lapsepõlve ja tuleme nüüd tänapäeva, siis kuidas on see aeg nagu spordi mõistes teie jaoks ajalukku kirjutatud? Mul oli suur õnn, muidugi ma elasin Tartu staadioni tänaval ehk siis Tartu Ülikooli spordi väljaku või staadioni kõrval. Nii et see andis ka võimalus spordisündmusi vaadata ja ka linti hoida, kui tähtsad rahvused võistlused, et siis poisikesena ikka tahtsid seal olla asjaline. Nii et ma olen seda sporti väiksest peale näinud ka lähedalt. Aga minu enda sportlase karjäär algas hoopis iluuisutamisega, nii et ma käisin aastaid iluuisutamas. See oli Tartus lastestaadion ja sinna siis vanaema mind viis ja arvas, et ma olen väga sobilik iluuisutaja. Aga ega toona ju väga palju neid ilusid ei saanudki tulla, sellepärast sisehalli ei olnud ja see, mis väljas sai teha, see sai teha. Üksiksõit või paaris? No üksiksõit, ma olen seda mitmel pool öelnud ka, et minu parim tulemus oli jõuluajal kostüümivõistlus, kus ma kostnapüski ja kostüümi eest sain teise koha. See on see demonstratsioon esinemine, mida alati vaadatakse kõige rohkem. No just, aga see oli väikse, see oli ikkagi, me räägime aastast, kui ma olin 5-6 aastane, 7 aastane. Aga siis ühel hetkel leidis mind üks treener üles ja ütles, et mis iluuisutaja, tennisesse on vaja tulla. Ja siis ma hakkasin tennises käima Tartus Tähtveres ja üsna pikalt. Ja olen ka siin võistlenud küll mitte hallis, sest toona seda halli sellisel kujul ei olnud, aga väljas küll. Tähtsad võistlused kõik Tallinnas, mis oli omaette sündmus, kui Tartu poiss sai Tallinnasse tulla võistlustele, trammiga sõita ja looma käes käia lisaks võistlustele. Nii et, aga siis jälle keegi leidis, et mis tennis, see pole ikkagi mingi õige sport, et tuleb kergejõustikusse minna. Ja nii ma siis olin olnud kogu aeg mõjutatud kellegi poolt ja siis ma käisin, nii palju kui ma käisin, siis käisin kergejõustikus. Ma teie poja Martini käest küsisin natukene seda spordi tausta ja siis ütles et isa tegeles kergejõustikuga, tennisega, nii nagu praegu rääkisime, ja küsisin, mis alad siis kergejõustikus, seal on nii palju alasid, et siis ta ütles 400 ja 800. No võtame allapoole 400 ja 400 oli põhimõtteliselt, 800 oli juba minu jaoks liiga palju. Et 1000 meetrit mind pandi jooksma, kuna jooksjaid väga palju ei olnud, siis arvati, et võib 1000 meetrit ka joosta. Mulle see, juba 400 tegelikult on, ma arvan, et kõige raskemaid alasid üldse, mis puudutab kergejõustiku staadioni alasid, sa pead kogu aeg pingutamas 400 meetrit, seal ei saa puhata vahepeal. Milline oli teie selline taktika 400 meetrit joostes, kui me võtame näiteks lahti selle distantsi 100 meetri kaupa, see oleks päris huvitav teada. Kõige parem, see oli nii ammu, see oli ikkagi noorusega, kõige parem taktika oli see, et mulle ikkagi meeldis joosta siserajal, et ma näen teisi. Et see oli kõige parem taktika, aga seda sain ise valida ei saanud, et välisraja jooksmine siis me meeldib, kui selja taga toimuvad sündmused ja ühel hetkel jõuavad finišisirgele ja kõik on sups möödas. Nii et, aga eks mis on ikka taktika, et valid tuleb joosta nii palju, kui joosta jõuad ja eks siis tuli anda endast parim. Viimase 100 alguseks oled nii või teisiti väsinud? Jah, eks ikka. Ma olen saanud ka ühe kooli spordipäev oli. Ma mõtlesin, et ma olen väga tugev 400 meetri jooks ja oli tegelikult 500 meetri jooks. Ja mina jooksin seda ikka nagu 400 meetrit ja siis üks klassivennast pikema maa jooks ja läks mul viimastel meetritel mööda. Ja siis ma sain selle õppetunni kätte, et ei maksa ärbelda, et kui sinu ala on 400 meetrit, siis ära mine teistega kemplema oma sama taktikaga. Ära mine teiste mängumaale siis, jah, just. Ja teine oli siis 800, mis on samuti väga raske distants. Seal on ju alati see 2 ringi teema, kuidas sa nagu jagad jõudu esimese ja teise ringi vahel. Mõnes mõttes kaldub see teinekord ka ellu üle, et kõik see taktika, tempo, valik, jõu jagamine. No 800 ma jooksin tegelikult ju väga vähe, ma olin jooksnud 100 ja 200 ja 400 oli see nagu see ülemine piir. Aga veel korraks tagasi, kui ma tennisest läksin kergejõustikusse, et tennis on ju ka võhmasport, sa pead vastu pidama tunde ja pead olema sprinteri eeldus, et sa koha pealt minema saad. Aga siis ma läksin kergejõustikusse, ma sain aru, et hoopis teistsugune võhm on see, kui sa jooksed staadioni ringi. Ja esimesed trennid olidki väga rasked. Et siin tennises võid sa küll teha need sutse kogu aeg, aga siis, kui sa pead jooksma 400 meetrit järjest, et see on hoopis midagi muud. Aga sellest hoolimata meenutate, kuna meil on ka aegri jooksja, seda jooksmist ikkagi nagu meeldivalt või positiivselt, et jooks on ju öeldakse ikkagi kõikide spordialade alus, midagi pole öelda. Ja ikka on, eks see jooksmine oli ju tore, siis sai ju ka oma algatuslikult enne ei olnud, siis läksid ja jooksid
sealt samast staadioni tänavalt Tähtvere metsa ja tagasi, nii et see oli osa ka trennist, et ja noh, suur sündmus oli tavaliselt siis, kui olid võistlused ja said see trennid, oli Tartu kõrgema kergejõustiku meistrivõistliku kool. Selja peal oli see TKK MK kirjutades, oli väga uhke ja siis, kui neid spordijalatseid väga saada ei ole, siis sa said spordikooli poolt spordijalatseid, et see oli mõne jaoks täiesti motivatsioon, nii nagu tegelikult ka oli motivatsiooniks võib-olla esimene selline kilehall, mis Tartus pandi üles, et sai lõpuks talvel ka see staadioni ringi teha, see oli küll, ma mäletan, 200 meetrit vist umbes, aga ikkagi see oli täiesti midagi uut, mida kuskil ei olnud toona näinud. Kui vaadata neid ka tulemusi mõnel alal, siis ikkagi vanasti olid kõvad tegijad, jooksid kõikide olude ja varustuse kiuste. Ja ikka oli, no kui vaadata, mulle meeldis võib-olla lapsepõlvest saadik olümpiaraamatuid lugeda, et siis sa näed, et ka meie sportlased, kes siis toona selle suure Nõukogude Liidu koondis võistlesid, et ikkagi läbi kiuste said ikka võistlustele ja võitsid, et alates siin Enn Sellikust ja paljudest teistest. Just Enn Sellikut on hea mainida praegu. Enn Sellik, me valisime jooksjaga Eesti kõigi aegade parimat jooksjat. Seal oli kõigepealt väga autoriteetne žürii ja nemad valisid kokkuvõttes Rasmus Mägi, ka Tartu mees ju. Lausa koolivend mul. No seda enam siis, ja Enn Sellik oli teine, tegelikult jah, tuli Eesti kõigi aegade parimaks jooksjaks, võib öelda, et ka 400 meetri mees, kuigi tõketega, ta jookseb ilma ka. Minu sportlase nii-öelda karjäär jutumärkides lõppes, no ütleme, kui ülikooli astudes, et siis treener käis veel ikka ukse taga, et näe küll trennis ära käia, aga tule võistle vähemalt. Et siis, no ma ei tea, kas nad said mingid linnukesi selle eest, et palju need lapsed siis või õpilased on võistlemas käinud. Kusjuures mul oli väga hea treener oli Tiit Saar ja tema on selles mõttes huvitav, ta teadis 10 võistlejaid, nende tulemusi, esimest 10 teadis kõikide 10 tulemused peast, nii et tal oli fenomenaalne mälu. Ja siis ta käis ikka ukse taga, et tule ikka jookse natuke, et on nagu vaja. Aga noh, hiljem ikka teed seda, mis kätte tuleb, et tennist ma olen püüdnud siis aeg-ajalt mängida ja noh, Tartu maratoni olen käinud korduvalt. Mulle meeldis see teisipidi maraton, et kui sa läksid siitpoolt sinnapoole ja see oli laupäeval, et siis said ööseks jääda siis kuskile Käärikule või Otepää kanti. Välja puhata, jah. Et siis ta oli, nüüd ta on läinud väga sportlikuks, siis oli sportlased ka, aga ta oli ikkagi eelkõige rahva võistlus. Ja siis noh, loomulikult need samad käimismatkad ja Nojah, oli jälle üks nagu tore matk, kus ma esimesel matkal käisin, see oli 100 kilomeetrit 24 tunniga. Et see oli ka väga huvitav, et esimene kord ma isegi ei läbinud. 75 peal jäin kuskile toppama, sest kand ütles ülesse. Ja seal on ka nagu see psühholoogiline, sellepärast, et 75 kilomeetrit sa jõuad sinna lõpp-punkti, see viimased 25 pead öösel siis ringi tegema. Ja siis sa näed, saun kööb ja siis on see psühholoogiliselt väga raske seda viimast 25 teha. Aga ma olen selle ka läbinud. Ma ei tea, kas seda võistlust praegu on, aga see oli väga huvitav, maastikul käid. Kuigi sa pead ka jooksma. Ma mäletan, esimesene võitiski hoopis, kes jooksis kogu aja. Ma olen sellist 11 tundi millegagi oli see tulemus temal. Nii et võistlusi on olnud väga huvitav. Ikka proovid, kui noor oled. Aga nüüd tänapäeval, kui ikka lund on meil tihti nagu talvel suht vähe, eks talved on erinevad, aga kui lumi on maas, siis ikka suusad panete alla vahel. No ei ole nüüd pannud, aga mul ema oli väga kõva suusataja, isegi vanasti spordilehes oli temast artikkel. Ta oli teadlane, aga oligi artikkel, et peale teadustööd paneb iga päev suusad alla. Ja tema panigi suusad alla ja sõitis Tähtvere metsa suuskadega tagasi ja tal oli veel, kahjuks kaduma läinud, tal olid veel isa enda tehtud suusad, ehk siis minu vanaisa. Niisugused puusuusad, nagu spordimuuseumis näed. No nendega ta muidugi ei sõitnud, aga need olid nagu alles, niisugused nahast sidemed peal. Mida tuli tõrvata siis, jah? No eks tõrvata tuli ka minu ajal, kui mina sporti tegin, ega siis need plastik tulid alles hiljem või need, kus plastikiht all oli, ikka tulid tõrvata ja ega siis mäel teid saada polnud eriti ja kes ikka sai mingis fiksid, siis see oli juba kõva tegija. Ja selline info ka poegade käest, et kui jõusaali lähete, siis natuke seda veloergomeetrit saab teinekord. No see on põhimõtteliselt nagu mul lemmik, oma ülikooli rektori ajal ka, kui seal arvati ka, et istuv töö, et kuule, et mine ülikooli spordijoonest ei liiguta. Et see veloergomeeter, ta nagu paneb sul kõik liikuma, mitte ei ole ainult üksikud lihased. Ja tore on vaadata, kaua jõuad ja kaugele sõuad ja see sobib, jah.